Maja soojustamine ja soojapidavus on terminid, mida aetakse tihti omavahel segi. Soojustamine tähendab majale lisakihtide paigaldamist, aga soojapidavus tähendab maja võimet säilitada soojust. Soojapidavuse parandamiseks peab üle vaatama kohad, kus õhk väljub ning need seeläbi tihendama. Tänapäeval on meil selleks võimalik kasutada kas termokaamerad või näiteks teha alarõhutest. Termokaamera näitab pildi peal ära kõik külmasillade praod ja alarõhutest annab ülevaate hoone piiretest väljuva õhu kogusest. Sisuliselt on see suur ventilaator, mis pannakse ukse ette ning see hakkab puhuma õhku majja nii, et leitakse üles hoones tahtmatud avaused, kust õhk väljub. Puitmaja soojapidavusel on oluline roll maja tihendusel. Tihendamist vajavad enamasti uste ja akende ümbrused, palgivahed ja konstruktsioonide ühenduskohad. Liiga lihtsalt ei tohiks kaasa minna sellega, et tõmmatakse maha kogu vana vooder ning asendatakse paksu kasukaga. Tõsi ta on, maja muutub soojemaks, aga tõenäoliselt need kergemad küttearved ei tasu seda investeeringut ära. Ei ole mõtet seina panna 150–200 mm soojustusmaterjali, kui tegelikult enamus soojusenergiast väljub korrektselt soojustamata katuse või põranda kaudu. Peame mõtlema ka sellele, kas suur investeering aitab kokku hoida küttekuludelt või läheb see raha hoopis korstnasse. Kindlasti on see ka oluline, et säiliks hoone vana ajalooline väärtus ja see tõstab tulevikus selle kinnisvara väärtust. Jumal hea õun. Väga hea õun. Seega on ajaloolise puitmaja soojapidamise tõstmisel palju asjaolusid, millega arvestada. Ning kui sa ei tea, kust alustada, siis tule aga koolitusele.